Tere kõigile, mina olen Triin Jõeleht, olen Estate Guru investorsuhete juht nüüd juba pea 5 aastat. Ja mina olen Marek, ehk siis selle portaali asutaja ja tegevjuht täna. Et räägime siis, palju meil aega on, mingisugune 40-50 minutit, et proovime selle aja täis rääkida, et loodame, et on midagi põnevat teile ka sellest jutust. Et võib-olla siis taustast, et enda taustast, et võib-olla kõigepealt, et ma käisin koolis Estonian Business Schoolis EBS-is ja peale seda Stockholmi ülikoolis ja peale kooli lõpetamist mingi aeg töötasin nii-öelda perefirmas, kus olin siis turundusarendusjuht, üks Eesti üks vanimaid ehitusfirmasi. Aga mingil hetkel siis sukeldusin kinnisvaramaailma, see oli siis umbes 2005 aasta, kus alustasin nii-öelda siukse broneerimise äriga, kus siis sai ostetud uusi kortereid Tallinna kesklinnas ja Riias ja see oli siuke huvitav aeg, kus kinnisvara hinnad tõusid midagi polegi ei oskagi võrrata, kas sama kiiresti kui siin viimasel ajal siin, aga igal juhul väga kiiresti, nii et sellega sai siis teenitud nagu esimene kapital. Peale seda siis läksime partneriga kinnisvaraarendusärisse ja hakkasime investeerima ka väljaspoole Eestit, aga paraku 2009 Ameerikas alguse saanud kinnisvara majanduskrahh, nii-öelda Lehman Brothers tabas väga valusalt ka Eestit ja olid väga keerulised ajad, aga õnneks tulime nendest olukordadest erainvestorite toel välja ning 2013, kui oli siis nii-öelda erainvestoritele kõik nii-öelda investeeritud rahad kasumiga tagasi makstud, siis mulle nagu tundus, et ring on nagu täis saanud ja täiesti juhuslikult ühte vana sõpra kohates Tallinna ööelus rääkisime siis, kes mida teinud on. Tema oli siin aastaid töötanud Ameerikas, Šveitsis ja Londonis suurtes pankades. Mina olin siis kinnisvaraga tegelenud selleks ajaks juba kuskil ligi 10 aastat ja otsustasime siis oma nii-öelda know-how kokku panna ja nii see Estate Guru alguse sai. Ja kuna endal oli ka kogemus 2009 sellest ajast, kui erainvestorite nii-öelda tulid appi, siis väga selgelt oli nagu see ärimudel, kuidas Estate Guru ärimudel ka täna on, et erainvestoritele anda võimalus siis kinnisvarasse investeerida ja võib-olla siis lühidalt täna räägimegi, mõned slaidid on meil ka, mis siis Estate Guru täna on. Kas on slaidid on ees? Slaidid peaksid olema ees. Mainiti ka nii-öelda juba väljendit ühisrahastus, eks ole, et meie ise eelistame ennast kutsuda nii-öelda tehnoloogiapõhiseks investeerimisplatvormiks. Ehk siis ühisrahastuse formaate või vorme on ääretult palju. Estate Guru nišš võib-olla ongi just see täpne toode, kus me oleme, ehk siis Estate Guru on investeerimisplatvorm, mis vahendab investoritele kinnisvaraga tagatud ärilaene. Et kui ühisrahastuse näol me võime rääkida tarbijakrediidilaenudest, eraisikute laenudest, tagamata tagatud erinevate struktuuridega, võime rääkida ka nii-öelda omakapitali investeeringutest, siis Estate Guru on omale valinud väga kindla ja konkreetse niši. See tähendab, et erainvestor saab tulla meie platvormile, näeb seal laene, saab teha oma investeeringu ja täpselt nendel fikseeritud tingimustel tema raha nii-öelda teenima pannaksegi. Jah, täpselt, et kui me seda platvormi ehitama hakkasime, et siis väga täpselt
kujuneski välja see ärimudel, mis siis tänaseks on sama, et meie platvormil ei ole võimalik täna investeerida omakapitali laenudesse ja ka ainult 2% on teise järgu hüpoteegiga laenud, et juhul, kui peaks turul toimuma langus, siis tänu kinnisvaraga tagatusele ja läbi piisava hajutatuse peaks olema siis investorite põhiosa nii-öelda suhteliselt kindlalt tagatud, et siis võib-olla siis portaalis täna, et kus me oleme, hetkel on siis nagu siin tutvustusvoorus öeldi, et üle 80 000 investori meil tänaseks juba ligi 350 miljonit on juba investeeritud ja kuskil 200 miljonit on juba sellest tagastatud. Investorid on saanud üle 25 miljoni intressitulu, keskmiselt üle 11% aastas läbi viimase 6 aasta, et see statistika on tegelikult päris sihuke, mille üle me võime nagu uhked olla, et oleme Euroopas täna nii-öelda sarnase mudeliga platvormide võrreldes siis UK-s on platvorm nimega LendInvest, et nemad on meist mõnevõrra suuremad, aga kontinentaal-Euroopas peaksime olema kõige suuremad, ja võib-olla Euroopa ongi selles mõttes nii-öelda võtmesõna siin, et Estate Guru küll alustas Eestist, kui me alustasime, siis põhiliselt meie laenud kõik olidki siis Eesti kinnisvara tagatisel antavad laenud, suurem osa meie investoritest olid Eestist, tänaseks enam nii ei ole. Praegu Estate Guru laenab ja on nii-öelda step by step laienenud välisturgudele. Me laename siis kinnisvara vastu, mis asub 8 erinevas riigis ja need 80 000 investorit, keda Marek mainis, nendest tegelikult enamus ei ole Eestist enam. Et kõige suurem investor kogukond meil tänapäeval on Saksamaalt. Jah, Eesti on, kui alustasime, siis Eesti kogukond oli kõige suurem, tänaseks on sakslased kõige suuremad, Eesti on teisel kohal, järgnevad siis Leedu, Šveits, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania ja muud Euroopa riigid, et selles mõttes see hajutatus investor kogukonna suhtes on ka päris suur. Ja laienemine kindlasti on ka meie jaoks ääretult oluline liikudes siit punktist edasi, et kuivõrd me oleme teinud nii-öelda 7 riiki laienemise küllalt edukalt, siis Estate Guru oli alati nii-öelda nähtud ette olema väga rahvusvaheline ettevõte ja meie eesmärk ja missioon on 2025 aastaks katta siis kogu Euroopa. Jah, no vähemalt ütleme sihuke Lääne- ja Kesk-Euroopa, et Ida-Euroopa plaane hetkel ei ole, et jah, kindlasti need riikide valik, kuhu me lähme, et väga oluline on see õiguskeskkond, et kui peaks selle mõne üksiku laenuga mingit probleemi tekkima, et on võimalik nii-öelda tagatisvara edukalt realiseerida, kohtusüsteemid toimivad korralikult ja on olemas ka siis mingi nišš, kus meie sellist lühiajalist kinnisvara tagatise laenutoodet on vaja, et täna me näeme, et see Euroopa pangandussüsteem ja need probleemid, mis selle ülereguleeritusega on tekkinud, tegelikult need on enamus Euroopa riikides, et lihtsalt võib-olla natukene mingid nüansid on turgudel erinevad, aga põhimõtteliselt väike ja keskmise suurusega ettevõtetel lühiajalist kinnisvara tagatisel laenu on igal pool vaja, et see ongi meie nagu toode. Ja võib-olla tuleme korraks tagasi, toome ühe reaalse praktilise näite sellest, mis kasu on Estate Gurust näiteks nüüd lõpetavale tudengile. Et kui siis tudeng või potentsiaalne investor tuleb meie veebilehele, registreerib ennast ära, teeb omale virtuaalkonto, kannab sinna peale vahendid, siis tema Estate Guru virtuaalkonto ongi justkui tema nii-öelda täiendav rahakott. Ta teeb selle konto valmis, tuleb meie platvormile, näeb neid laene. Ütleme, et näiteks näeb, et siin on üks arendaja, kellel on arendus juba osaliselt valmis arendatud ning ta soovib kaasata raha selle lõpuni viimiseks. Investor paigutab sinna oma raha. Kui see laen
või see sündikaat saab nii-öelda täis, ehk siis rahastuse eesmärk on saavutatud, siis Estate Guru tegeleb selle laenuga edasi selles mõttes, et investori jaoks on protseduur tehtud, Estate Guru valmistab ette kogu juriidika, viib selle laenu notarisse ja notaris seatakse siis konkreetse laenu tagatiseks olevale kinnisvarale hüpoteek selle investori kasuks ja kõikide nende investorite kasuks, kes sinna laenu raha panid. See on see praktiline väärtus kogu selle nii-öelda laiema ja suurema pildi taga ehk. Ja siis konkreetne investor või need investorid hakkavad siis kuupõhiselt või kvartalipõhiselt või oleneb siis laenugraafikust saama siis intresse ja kindlasti on see siis hea nagu alternatiiv teistele varaklassidele. Ja me oleme korduvalt maininud kinnisvara. Äkki räägime hästi lühidalt ka sellest siis, millised laenud Estate Guru platvormil üleüldse saadaval on? Jah, meil on 3 tüüpi laene täna, ongi siis väikestele kinnisvaraarendajatele, kes siis tahab kas siis arendada mõnda ridaelamut või väikest korterelamut või väikest äripinda või ostab suure korteri, jagab selle väiksemateks, et sellised väiksemad kinnisvaraprojektid. Oleme teinud ka suuremaid, vahendanud ka selliseid suuremaid laene, näiteks siin Endoverile kõige suurem laen oli meil 6,5 miljonit Klaussoni kommivabriku arenduseks 50 korterit ja praegu finantseerime ka nende ühte Rockatorni ehitust, et see näitab, et ei ole ainult laenuvõitjad, kellel on, kes mujalt nagu näiteks mõned arvavad, et nad tulevad ainult meile nagu laenuvõitjad, kes mujalt laenu ei saa või pankades, siis kindlasti see nii ei ole, et pigem on ikkagi see kiirus ja paindlikkus on see, miks meie juurde nagu tullakse. Ja siis on lihtsalt ärilaenud, kellel on kinnisvara tagatist võimalik anda, on täiesti erinevatel tegevusalade ettevõtted ja siis kolmas toode on sildlaenud, mis võib panna samasse patta teinekord, kui on ka nagu ärilaenud, aga sildlaenud põhiline erinevus on see, et võetakse lühiajaliseks perioodiks, kas on mingi 6 kuud või 8 kuud või 12 kuud mingisuguse äriprojekti alustamiseks või enne pangalaenuga refinantseerimist on nagu lühiajaliselt vaja seda sildkapitali. Et ärilaenud on üldjuhul makstakse tagasi kas siis ettevõtte rahavoost või mõnest ettevõtte põhitegevusest. Täpselt nii. Ja võib-olla mõned numbrid veel, mille üle meie oleme ääretult uhked loomulikult, aga mis ehk on ka väga olulised võib-olla tulevikus liituvatele investoritele. Et käis läbi, milline meie tootlus, käis läbi, et Estate Guru laenud on väga lühiajalised, aga võib-olla üks number, mida mina isiklikult tahaksin rõhutada, on, et meil on turu keskmisega võrreldes ääretult kõrge korduvinvestorite määr. See siis tähendab, et investor, kes meie juurde tuleb, teeb oma esimese investeeringu, on üldjuhul selle tootega, protsessiga väga rahul ja ta jätkab oma investeeringutega ja ilmselgelt ma olen kindel, et see on täna juba korduvalt läbi käinud, et kõikide investeeringute puhul hajutamine on ka võtmesõna võib-olla, et see ühtlasi selle määratlusega ka klapib. Jah, et näiteks eelmine kuu oli meil kas pisut üle 100 erineva laenu pakkumise portaalis, mis siis tähendab, et põhimõtteliselt sa saad kuu ajaga juba ehitada endale portfelli 5000 euroga investeerides 100 erinevasse laenu, et kui mõne laenuga peaks juhtuma, et tagasimaksed viibivad, siis kindlasti sihuke, ütleme, 100 ühikuline hajutatus on väga hea turvaline nagu kaitsmine selle mõne üksiku probleemi vastu. Ja investorid kindlasti kaitseb ka see, et Estate Guru laenab maksimaalselt välja 75% selle konkreetse laenu tagatiseks oleva tagatisvara väärtusest. Ehk siis, kui laenuvõtja tuleb meie juurde hindamisaktiga
korterile, mille väärtus on 100 000 eurot, siis Estate Guru laenab selle sama korteri vastu maksimaalselt 75. Keskmine protsendimäär seal kusjuures on 59. Ja võib-olla äkki siinkohal katakski natukene seda riski poolt ka, et plaanid on alati väga toredad, mis paraku tihtipeale ei õnnestu ja mõningatel juhtudel riskid realiseeruvad. Mida Estate Guru teeb sellisel juhul? Ja, et meil on tänaseks päris suur riskitiim, et on inimesed, kes on ennem töötanud pankades kinnisvaralaenude osakonnas, on inimesed, kes on olnud kinnisvara hindajaid üle 10 aasta ja juriidiline tiim, kes on tegelenud oma karjääri jooksul väga palju selliste probleemidega. Et lahendame siis, võtame kõiki problemaatilisi laene väga tõsiselt ja on meil on päris pikk välja töötatud riskimanual ja poliitika, kuidas me neid konkreetseid case'e lahendame, et võimalikult kiiresti ja efektiivselt ja maksimaalselt siis investorite raha tagastada. Et tänaseks on see meil suhteliselt hästi õnnestunud tagastatud, ütleme, hapuks läinud laenude ja tagastatud laenude tootlus on ligi 10%, et kapitali kaotust hetkel ei ole, ei välista, et tulevikus võib mõne laenuga see juhtuda, aga piisava hajutatuse korral ikkagi me oleme tunneme suhteliselt kindlalt, et ütleme põhiselline, ütleme, portfelli vaates me oma mudelites ei näe, et see kapitali kaotus üle 1% läheks. Et täna ta on ligi 10% plussi poole peal. Et ühesõnaga jah, teeme nagu kõik, mis enda nagu võimuses, et seda statistikat edaspidigi nagu võiks selle üle uhke olla. Nii, slaidishow'ga siinkohal lõpetame, küll aga on meile edastatud mõningad küsimused, millega me võiksime jätkata. Palju meil aega siin on? Aega on. Okay. Ja äkki alustamegi siis esimese küsimusega, et millised on järgmised riigid, kuhu Estate Guru plaanib siseneda? Räägime siis laenudest. Investorid, nagu mainisime, on meil rohkem kui 100 riigist. Ja. Hetkel me valmistame viimased riigid, kuhu me siis sisenesime, on Soome ja Saksamaa, et Saksamaal veel pole täishoogu ei ole veel kätte saanud, et turg on ka väga suur, et jõuame seal kindlasti veel palju kasvada, aga näiteks eelmisel kuul tuli juba 40% tuli tegelikult laenumahust tuli Saksamaalt, et meie Saksa investoritele see väga meeldib, et saavad ka oma koduturule investeerida. Sellel aastal on plaanis minna veel 2 turule. Valmistame ette ka kolmandat, et hetkel tundub, et on Holland. Väga huvitav turg, kuna meil on Hollandis tegelikult juba 2 inimest tööl meie kapitaliturgude osakonnas, kes siis tegelevad institutsionaalsete investoritega, siis meil on nagu ka hea sinna minna, et kohapealne tugi on juba olemas. Samuti Suurbritannias on meil juba 3 aastat litsents, et me oleme selle Brexitist pärast natukene tagasi ennast hoidnud, aga kuna meil on mitmed suured investorid on täna ka nagu Londonist, kes investeerivad, siis ja väga palju on ikkagi ka UK kinnisvara omanikke, kellel on kinnisvara ka mujal Euroopas, näiteks Hispaanias või Portugalis ja ongi Hispaania ja Portugal on ka 2 sellist riiki, kuhu me tahaksime kas siis selle aasta lõpupoole või järgmine aasta siseneda. Seega kokkuvõttes võib tegelikult öelda, et Estate Guru üks väärtuspakkumine ongi justkui see, et me mitte ei soovi pakkuda Saksamaa laene ainult Saksa investorile ja Hollandi laene Hollandi investorile, vaid näiteks Eesti investor saab Estate Guru vahendusel tulevikus investeerida siis ütleme loodetavasti 15 Euroopa riiki ja selle läbi oma portfelli taaskord hajutada, mis
mis on kõige olulisem. See mõte on. Ja. Mainisime siin hästi palju konkurente, teisi ühisrahastusportaale. Milline on EstateGuru riskitase võrreldes teiste konkurentidega ja võib-olla ka konkreetselt, et kui suureks konkurendiks peab EstateGuru enda jaoks näiteks CrowdEstate'i ja Mintost? Me üldjuhul konkurentide tegemisi ei kommenteeri, et igaüks võib ise vaadata, et mis nad teevad, mis on nende mahud ja kuidas neil läinud on, et ajame oma asja. Et võtaks võib-olla järgmise küsimuse. Ehk jah, kokkuvõttes võib olla, et konkurente on palju, investoritel variante, kuhu investeerida on väga palju ja tingimata ei ütlegi EstateGuru, et on alati kõigist parem, aga EstateGuru on üks väga tugev turumängija meie näol ja investor siis peabki justkui ise analüüsima, et milline jällegi on see tagatisvara, milline on see meeskond, kus riikides tegutsetakse ja milline on siis olnud selle ettevõtte võib-olla track record. Aga räägime natukene ka laenudest. Kui palju keskmiselt tuleb EstateGuru platvormile laenutaotluseid ühe kuu jooksul ja mil määral või mis osas võtab EstateGuru neid vastu, ehk siis rahastab neid oma platvormil? Jah, täpselt numbrid muutuvad iga kuiselt, ega neid on ikkagi sadu. Et sõltub ka riigiti, et kui palju neist siis jõuab platvormile, et võib-olla sellised uued riigid, kus me lähme, nendest jõuab platvormile kindlasti vähem, siis me räägime võib-olla mingist 5-10%, 5 või 10 ja Eestis võib-olla, kus meie toode on juba rohkem tuntum, meie riskinõuded ja kriteeriumid on turuosalistele teada, siis päris selliseid naljaprojekte väga ei tule, kui Riias või Lätis võib neid rohkem tulla, et Eestis on äkki kuskil 30% juures see. Milliseid projekte on EstateGuru näiteks kõrvale lükanud? Ehk siis pole aktsepteerinud. Võib-olla projekti kirjeldust, kui sellist on hästi raske tuua, kuna neid on olnud niivõrd palju, aga äkki räägime, millised on need põhjused, mille pärast EstateGuru näiteks projektist loobub? Kindlasti loobume, kui on tagatisvara, ei ole meie arvates ei ole likviidne, kui on tegemist mingisuguse väga eksootilise kinnisvaraga, mida on väga raske probleemide korral likvideerida. Kui on arendusprojekti puhul äriplaan ebarealistlik, on kas siis ehitushind on näidatud tunduvalt väiksem või siis müügihinnad ebarealistlikult suured. Et see ongi, et meie riskimeeskond on juba täna niivõrd palju neid projekte näinud, et selles suhtes on kindlasti analüüsime läbi kõik erinevad nüansid selle projekti tagatisvara ja äriplaani suhtes. Ja teinekord juhtub ka, et laenuvõtja taust ei sobi, et tuleb välja mingisugust registritest kuskil mingisuguseid punaseid lipukesi, mis ei sobi. Ja täpselt nii, ja kui järgmine küsimus on, et kui põhjaliku taustakontrolli tehakse raha kaasajatele, siis ma arvan, et see suures plaanis vastabki selle küsimuse tegelikult ära, et küllaltki põhjaliku taustaanalüüsi, seal on erinevaid põhjuseid, miks laenuvõtja või tema tagatisvara või projekt meile alati ei sobi, aga jah, et üks võib-olla selline ka väljakutse, millega EstateGuru kindlasti tegeleb, ongi, et kui me samal ajal üritame laieneda ja kasvada ja me jätkuvalt kasvame tegelikult oma mahtude mõttes ka näiteks Eesti turul, mis oli meie esimene turg, et siis loomulikult on meie üks põhilisi väljakutseid mitte langetada seda laenu kvaliteeti ja seda meie tulemust turul, mida me suudame tekitada. Aga kui liigume edasi, siis kuidas käitutakse pankrotis projektidega ja ütleme üleüldiselt makseraskustes projektidega? Kas hüpoteegist on kasu, kui objekti müüa ei õnnestu? Selles mõttes, et hüpoteegist on kindlasti kasu, et kui on kas täitemenetlusprotsess või pankrotimenetlus, siis ikkagi kui sul on
hüpoteek, siis sellest on kasu, sest see raha on ikkagi tagatud. Teinekord on lihtsalt, kas kui laenuvõtja osutub pahatahtlikuks ja hakkab mingisuguste juriidiliste võtetega seal protsessi takistama, siis lihtsalt on see ajafaktor, millega tuleb arvestada, et seda võib juhtuda. Mõned juhud meil on, oleme siis sunnitud teinekord ka võtma välist juriidilist abi veel juurde, lisaks oma nagu juurdtiimile. Nii et jah, et see risk alati on olemas, et siin võib olla mingisugune väga väike protsent hapuks läinud projektidest võib jääda venima, aga päeva lõpuks kindlasti ka need projektid lahenevad, et on võimalik ka sellest projektist väljuda, müües seda nõuet, mis meil näiteks on, mitte ei müü tagatisvara, et me olemegi täna mõnedel juhtudel ka seda võimalust kasutanud, et kiiremini seda protsessi läbida. Aga ma arvan, sisuliselt võib öelda, et tänaseks päevaks on Estate Guru teinud läbi nii-öelda kõikvõimalikud erinevad stsenaariumid, et oleme tegelenud nii pankrottidega, nii pahatahtlike laenuvõtjatega, tavapärase täitemenetlusega, kõikvõimalike eriolukordadega ja selles mõttes nii-öelda lepingud peavad vett. Me oleme suutnud edukalt laenud tagasi tuua ja nii on. Ja see keskmine, mis meil on see keskmine ajafaktor, umbes 8 kuud äkki või, kui on see hapuks läinud laenude tagastamine, et seal mõned ekstreemsemad juhud on siin üks laen on 3 aastat, aga loodame, et siin nüüd lähikuudel ka lahenevad, et sellised mõned pikemad juhtumid. Selline kiire küsimus on ka, et kas ühes etapis kaasatavale rahale on ka minimaalse või maksimaalse summa limiidid? Võib-olla ma seda kiirelt selgitaks, et otseselt nii-öelda miinimum ja maksimumsummat meil ei ole. 50 eurot on miinimum, eks? Kaasamise mõttes, ütleme, et laenuvõtjana. Okay, et selles mõttes Estate Guru ikkagi lähtub ühtelt sellest projektist, milline on äriplaan, milline on tagatisvara ja liigume siis nii-öelda selle konkreetse tagatisvara kontekstis rakendatavate reeglite alusel. Jah, aga selles mõttes, et miinimum-maksimum me oleme täna öelnud, et kuskil 30 000 on see miinimum, mida me kaasame, et Eestis, kus on meil protsessid suhteliselt lihtsad, oleme teinud ka sellest väiksemaid, aga üldiselt väga ei taha teha. Et lihtsalt püsikulud on ka nagu päris suured peal, ja maksimumsumma, mida me siis oleme täna kaasanud, on 4,6 miljonit, oli üks Leedu projekt. Etapiliselt Endoverile tegime 6,5 miljonit, et oleme välja öelnud, et kuni 10 miljonisi nagu tiketeid teeme täna. Ja kui me nüüd räägime natukene nii-öelda laienemisest, võõrriikidest, siis esiteks, millele tuleks võõrriigi kinnisvaraga tagatud laenu investeerimisel võib-olla natukene rohkem tähelepanu pöörata, kuidas seda võrrelda Eestiga ja teiseks, kuidas üleüldse leiavad Estate Guru teenuseid välismaa kliendid ehk eelkõige laenuvõtjad? No siin on 2 küsimust nüüd, et lugesin just siin hiljuti Äripäevast investor Toomas, ütles, et kui te alustas Estate Gurus investeerimist ja arvas, et nüüd läheb hästi palju aega nende projektide analüüsimise peale, et kas tasub endast ära. Ja siis nüüd paar nädalat tagasi kirjutas, et tundub, et ei lähegi väga palju aega, et olen hakanud usaldama Estate Guru riskimeeskonda ja automaatpakkujat ühesõnaga, et ei ole mõtet, kui me ei räägi siin investeerimisest võib-olla mingit, ma ei tea, 100 000 euro kaupa või siis või võib-olla on rohkem nagu mõistlik teha süvaanalüüsi ja lisaks selle Estate Guru riskitiimile, kes nagunii teeb selle süvaanalüüsi, aga võib-olla siis võrrelda nii-öelda oma strateegiaga seda, kas see objekt on nagu sobiv, siis meie teeme oma meeskonnaga samasuguse analüüsi nii Eestis kui Leedus või Soomes on ju, või Saksamaal, et kasutame selleks ka kohapealseid partnereid, õigusbüroosi, kinnisvarabüroosi hindajaid,
vajadusel ka mingeid muid konsultante, et selles mõttes soovitan tegelikult lihtsalt hajutada ja investeerida, lihtsalt ehitadagi portfelli selles mõttes usaldades meie tänast track recordit ja riskimeeskonna tööd, et me kindlasti võtame seda tööd väga tõsiselt. Jah, ja juriidika käis küll läbi, aga ma arvan, et veelgi olulisem on, et juriidiline analüüs, mis iganes turule sisenemisel ja mis iganes laenu rahastades on tegelikult Estate Guru meeskonna poolt juba tehtud, et selles mõttes kinnisvara investeerimise printsiibid riikide üleselt on ju jätkuvalt samad ja samamoodi ka kõikide Estate Guru projektide puhul. Ja, et igas riigis, kus me oleme, me kasutame juhtivaid õigusbüroosi, kes siis meil nii teeb selle põhilepingute paketi valmis kui ka ja jälgib neid üksik case. Ja teine küsimus oli, kuidas välismaa laenuvõtjad meid leiavad? Noh, tegelikult ega niisama nagu väga keegi ei leia, et me ütleme nendes riikides, kus me juba oleme kauem olnud, siin Läti, Leedu, Soome, et mida tugevamaks ja tuntumaks läheb bränd, seda rohkem tuleb siis niisama laenuvõtjaid uksest sisse, aga eks me oleme ennast ikkagi oma online nii-öelda turundust ja erinevaid selliseid digitaalseid turundusvõtteid nagu arendanud aastate jooksul, et läheneme potentsiaalsetele klientidele ise leiame neid läbi erinevate andmebaaside ja püüame siis turuosalised ära kaardistada ja selgeks teha ja neile pakkuda siis seda, mida nad võiksid soovida saada. Tõepoolest. Järgmisena küsin ka sinu kiiret hinnangut kinnisvaraturule. Kas ruumi on veel kuskile tõusta või on sinu hinnangul tipp lähedal? Noh, siin ei ole nagu ennustaja, et need erinevad sellised mõjutused on, et üks on see, et on raha pakkumine, deposiitide hulk on järjest suurem, kuhugi peab see raha minema. Teistpidi, eks mingid sektorid on väga tugevalt kannatada saanud koroona tõttu ja ilmselt see kinnisvara võib-olla liigub tänu sellele ka mingite inimeste käest teiste inimeste kätte. Soomest oleme veel maas. Et ma ise usun, et meil nagu langema midagi ei hakka, et mingit väga suurt tõusu ma ka ei usu, et võib-olla siin 5-10% aasta jooksul, et võib tõusta võib-olla, aga kindlasti mingit 20% langust täna küll näha ei ole. Tuleme natuke tagasi ka Estate Guru enda juurde ja meie võib-olla kasvu ja arenguplaanide juurde. Esiteks, kas sina näed Estate Gurut ainult Euroopa ülese ettevõttena või näed meid laienemas ka Euroopast kaugemale? Ma ei tea, kus sa tahaksid. Austraalias oleks tore ju töötada mingi aeg talvel, kui meil on külm. Et jah, lähiaastatel meil on nagu päris täpselt plaanid ees, aga näiteks kui Bolt alustas oma frantsiisi poliitikaga siin mõni aeg tagasi, siis hakkasin ka mõtlema, et miks mitte tegelikult, et meil on bränd on nagu päris korralik, ja tehnoloogia on olemas, et miks mitte Austraalia või Uus-Meremaa või Ameerika. Aga hetkel on see lihtsalt väike sihuke unistuses mängimine. Kas sa näed Estate Guru minemas börsile? No kuna meil on investorid sees, et meil on üks Euroopa juhtivamaid venture capital firma, siis Speedinvest investeeris meil 2018 ja on lähiajal lootust ka järgmist kapitali raundi teha, siis kindlasti need investorid otsivad oma investeeringule tulevikus mingit exiti võimalust ja
ja kuna tegelikult me oleme põhimõtteliselt esimesest päevast olnud suht avalik ettevõte, et crowdfunding ja ühisrahastus on tegelikult ei ole väga palju erinev sellest, kas sa oled nagu börsil, et võib-olla ei pea nii palju reglementeeritult raporteerima. Nii et et näiteks üks Rootsi platvorm, mis on Estate Gurust kolmandiku väiksem, hetkel ma just hiljuti kuulsin, et plaanib ja tegeleb aktiivselt börsile minekuga, et põhimõtteliselt võiks, ma arvan, tänaste numbrite juures juba lähiajal seda teha, aga ma arvan, et lähima 2 aasta jooksul me seda ei plaani, et natuke vaja veel paremat positsiooni tekitada selleks. Jah, küll aga oleme me nüüdseks öelnud avalikult välja, et Estate Guru nii-öelda järgneva paari nädala jooksul läheb avaliku raha kaasamise ringi. Ehk siis Estate Guru on nii-öelda valmistamas ette Seedersi rahastamisprotsessi. Meie jaoks tegelikult juba teist korda. Ja, et eelmine aasta me kaasasime umbes miljoni Seedersist ja nüüd hetkel on meil tegelikult käimas suurem rahastusvoor nagu venture capitali voor, aga otsustasime ka teha veel ühe vooru Seedersis, et meie tänastele investoritele anda võimaluse ka osaleda siis selles meie eduloos. Jah, et Estate Gurul on väga palju hästi lojaalseid investoreid, kes on meiega olnud praktiliselt algusaegadest ja järjest rohkem jällegi ühisrahastusettevõttena. Sa saad ka küsimusi, et mis hetkel, kuidas ja kas on võimalik nii-öelda ühisrahastada teie enda ettevõtet. Et Seedersi valik võib-olla läheb väga kokku ka Estate Guru nii-öelda fundamentaalse olemusega, milleks on see, et me siiralt usume nii-öelda rahva jõudu, siis ütleme nii. Ja, et kindlasti me arvame, et kõigil peaks olema võimalus jõuda siis ikkagi finantsvabaduseni läbi investeerimise ja see on Estate Guru toode. Kindlasti arvame, et võiks olla üks nendest toodetest, kuhu siis investeeritakse. On need siis aktsiad, on see siis krüptovaluutad, on see siis oma väike rendikorter või siis kinnisvaraga tagatud laenud, et kellel erinevad proportsioonid, siis kindlasti kindel koht selles portfellis, ma usun, et võiks olla. Ja võib-olla siinkohal on ka hea hetk vaadata kiire nii-öelda meie Seedersi raundi tutvustav video, mille me oleme tänaseks ette valmistanud ja tegelikult kogu selleks raundiks. No, vaatame. Hi everyone. My name is Marek. I'm the co-founder and CEO of Estate Guru. I'd like to invite you to join us on the most amazing journey towards financial freedom for everyone that we started in 2013. I hope that more than 1,000 people who invested in Estate Guru last investment round during our last campaign at Seeders in 2020 will confirm that this has been an exciting ride that they have been happy to be part of. For those of you who don't know us yet, here's a quick recap. At Estate Guru, we believe that small and medium-sized companies deserve access to fast and flexible finance and that investors deserve low-risk investment opportunities with high and stable returns. We bring these two groups together by creating a virtual partnership that is changing the way property finance works across Europe. So what have we been up to since our last funding round? I think that the numbers tell the story best in this case. One might ask why we are growing so fast and how come our business model is so successful. It's because Estate Guru is all about financial inclusion and entrepreneurship. We achieve this by giving equal opportunities to both SMEs and our wide investor base, who can start building their diversified investment portfolio from as little as €50. Entrepreneurship is on the rise everywhere due to the ongoing COVID crisis, and this drives the need for alternative financing. Millions of jobs are vanishing and many people are turning their pandemic workarounds and side hustles into fully fledged businesses. These new small businesses need financing. We believe that traditional banking is not ready to service SMEs with the speed and flexibility they need. Estate Guru is meeting this demand very well, and in doing so, providing excellent risk and return ratio for our investors.
Your business today has to be sustainable and embrace your social purpose by looking at how actually best to contribute to a more equitable and sustainable society. Personally, I'm immensely proud to see the contribution that Estate Guru itself has made on local communities. Now we are developing and implementing also our own environmental, social and corporate governance strategy into the daily operations, as this is really part of being a modern financial institution. At Estate Guru, we take our social responsibility extremely seriously and we keep on working to improve in this area. Why should you invest this time? Estate Guru is building a modern, united ecosystem for real estate finance and investments. So when the word real estate comes to your mind, you instantly think of Estate Guru. And that's why we're here and financing the next round of our ambitious roadmap. Although our core processes are already 90% digitized, we need to move this even further for you by starting to integrate different market participants, such as neobanks and various data providers, into our core system. We'll open 2 new markets this year, and we'll launch advanced AutoInvest app to make property investments even more convenient and grow our institutional investors' offerings. So my dream is that everyone can choose financial freedom, whether starting his or her own business and getting it financed, or investing regularly, starting with as little as 50 euros. To sum it all up for our existing and future investors, in this round, we are raising up to 1 million euros in order to continue our growth, our expansion and digitization process. Make your investment, join our journey, and let's make the world a better place for all of us. Welcome on board. Ja nüüd lähmegi küsimuste juurde, et meil mõni küsimus on veel tekkinud lisaks juba käsitletud teemadele, et nüüd tulleski selle Seedrissi kampaania juurde, et eestlastel on hästi tuttav selline ettevõtete, ütleme siis kasvuettevõtete rahastamise platvorm Funderbeam, et miks otsustas Estate Guru minna Seedrississe, mitte näiteks siin kohalikus Funderbeamis seda vooru teha? No me eelmine aasta tegime tegelikult juba esimese vooru ära ja siis me analüüsisime erinevaid platvorme, et meile siis tundus, et võib-olla meie see investor kogukond, kus on nagu 30% Saksamaalt, et neid on rohkem seal Seedrsis ja päris paljud finantstehnoloogia ettevõtted UK-st ennekõike on sealt rahastust kaasanud, et me kuidagi tundsime, et meie nagu ettevõtte profiil kuidagi sobis sinna Seedrsisse. Aga see annab võimaluse ka, ma arvan, Funderbeami investoritel ka rohkem hajutada, et erinevate startup investeeringute vahel, et see on ka väga korralik pipeline, et kindlasti me tulevikus kaalume ka võib järgmist vooru teha Funderbeamis, et neil on täna päris hästi käima läinud, et võib-olla aasta aega tagasi nad veel selles kohas ei olnud, et siis oligi nagu see põhjus, et kui me täna oleks esimese analüüsi teinud, siis võib-olla oleksime isegi Funderbeami vaadanud. Ja Seedrissi kohta veel küsiks, et kas seal see rahastusvoorus, mis nüüd tuleb uus ja eelmine aasta, et kas need lähevad omavahel nagu ühte instrumenti kokku või need jäävad eraldi instrumentidena? No tegelikult tõenäoliselt tuleb seekord eelisaktsia, et kuna me kaasame ka suuremad summad läbi venture capitali, siis ilmselt tuleb eelisaktsia, et vähe paremad tingimused seekord. Valuation on küll natuke tõusnud, aga samas see aktsiaklass on tunduvalt grammi, ütleme, järgmisel levelil nagu siis teisel tasel eelisaktsia. Ja meie kuulajad uurivad, kas olete ka ise investorid? Oleme ise investorid nii Estate Guru vahendusel kui ka mujal. Ma tean, et Mareki portfell on natukene värvikam ja kirevam. Minu oma iseenesest on üsnagi igavalt ja mugavalt jäänud väga kinnisvara keskseks tänasel hetkel veel. Et olles niivõrd pikalt Estate Guruga olnud ja sellega tegelenud, siis on Estate Guru vahendusel investeerimine olnud väga mugav ja käepärane ja loomulikult tahad ise ka kontrollida, milline see toode on, mida sa lood ja mida sa ka investoritele kas just reklaamid, aga ütleme tutvustad. Jah, tegelikult olles
EstateGuru asutaja ja juht täna, et siis põhiinvesteering on ikkagi EstateGurusse kogu, ütleme 90% powerit ja ka vahendeid on algusaastatel ikkagi läinud EstateGuru arendusse, et aga jah, mingi väike kinnisvara, rendikinnisvara portfell on mingist vanast ajast, kuna ma olen pikalt olnud kinnisvara äris, et midagi on kogunenud ja siis praegu mulle isegi tundub päris põnev nagu krüptoteema, et see on natuke sihuke kasiino, et kuna kui ütleme tasakaaluks EstateGurule, mis on hästi siukene nagu selline kindel ja stabiilne sihuke 10-11% tootlust, siis on päris huvitav on vaadata, kuhu see krüptomaailm nagu jõuab, et see volatiivsus on nagu päris suur, et siukse väikeste summadega seal enda lõpuks õhtul kas vaatad Netflixi või teed mingisuguse romantilise õhtusöögi või treidid krüptot 2 tundi, siis on nagu valikud on olemas, on ju, et aga ei teagi, väike aktsiaportfell võib-olla ka siin võiks olla, et jah, et ma arvan, et kui ma peaks nagu 100% soovitama näiteks, et kuhu ma ise paneks näiteks 100%, siis ma paneks võib-olla äkki 20%, paneks 20% kaupa olekski näiteks startup investeeringud, kas siis Funderbeamis või Seedersis või Crowdcube'is, 2 UK platvormi, siis ühisrahastuse või siis kinnisvara tagatud laenudesse teine 20%, aktsiatesse 3/20 ja krüptosse 4/20 ja siis 5/20, vot seda ma ei teagi, mis ma sellega teeksin. Selle ma kulutaksin enda peale. Suurepärane, ma arvan, et see ongi väga hea koht meie esitlus lõpetamaks. Minu poolt suured tänud, et tutvustasite meile portaali Köögi poolt. Suur aitäh teile, väga Tänud teile. kutsumast. Aitäh.